Läinud nädalal eri riikide internetilehtedel levinud 22-aastase leeduka Svajūnas Benjukase loomapiinamisvideo ajas inimesed tõsiselt närvi. Videos on näha, kuidas Svajūnas Benjukas heitis kõrgelt sillalt alla Pipirase nimelise väikese koera. 2 Svajūnase sõpra filmisid kogu sündmust mobiiltelefonidega. Kutsa kukkus kõva matsuga vastu maad ja jäi kiunudes lamama. Valudes lesides liputas ta veel sõbralikult saba. Ka nüüd ei suutnud ta inimese peale vihastada. Sündmust filminud jõhkarditele tegid koera kannatused vaid nalja ja nad jätsid vigastatud koera silla alla surema. Sadistid riputasid seejärel video internetti. Kaunases aset leidnud juhtum ületas rahvusvahelise uudise künnise. Leedu saatkondadesse hakkas tulema sõimukõnesid. Leedukad ei ole kindlasti hullemad, et iga rahva hulgas leidub selliseid. Kahjuks näitab praktika seda, et Ida-Euroopa riikides on neid rohkem kui Lääne-Euroopa riikides. Leedu loomakaitsjate andmetel on töötus Svajūnas Benjukas politseile tuntud kui kõva lööma ning joomamees. Teda seostatakse ka Kaunase ja Jurbarkase rajoonis toimunud vargustega. Loomapiinaja andis end ise politseile üles ning tunnistas oma süüd. Eakele naabritaadile kuulunud koera heitis ta 20 meetri kõrguselt sillalt alla, väidetavalt kanade murdmise pärast. Taat ei teadnud aga murdmistest midagi ja oli oma koera pärast väga mures. Vigastatud kutsa leidis juhuslik möödakäija. Koer nimega Pipiras, mis tõlkes tähendab muideks pipart, toimetati politsei abiga ühte Kaunase loomakliinikusse. Lisaks siseorganite vigastustele murdusid ka koerakese käpad. Arstide võitlus koerakese elu eest vilja ei kandnud ja raskes seisus Pipiras suri mõne päeva pärast. Meile teadaolevalt Eestis on sel aastal olnud 3 juhtumit, kus koer on aknast välja visatud. Nendest kohtusse on kahjuks jõudnud vaid 1 ja ka seegi sai karistuseks vaid tingimisi vanglakaristuse. Leedus siiamaani on olnud karistuseks vaid väga väike rahatrahv või hoiatus. Kuigi Leedus koheldakse reeglina loomapiinajaid veel leebemalt kui Eestis, siis nüüd toimus midagi ootamatut. Kas asi oli rahvusvahelises surves või sattus Svajūnas Benjukas loomasõbraliku kohtuniku juurde, aga kohtuotsus tuli kiire ja karm. 8 kuud ja 10 päeva reaalset vabaduskaotust. Balti riikides pole siiani nii karmi karistust veel ühelegi loomapiinajale mõistetud. Loodetavasti on see piisavalt pikk aeg, et sadist saaks oma tegude üle järele mõelda.